Tere kõigile, on reede, olen Brüsseli lennujaamas, on 2. juuli ehk Euroopa Liidu COVID-tõend on kehtinud natukene rohkem kui 24 tundi. Ja minul oli võimalus täna seda ka esimene kord praktikas kasutada. Lendan Tallinnasse Stockholmi Arlanda kaudu ja kodulehel on väljas informatsioon, et isegi siis, kui on läbitud täis vaktsineerimine, peab olema tehtud test, COVID-test 48 tundi enne Stockholmisse saabumist, isegi kui see on seal transiitreis. Nii et võtsin igaks juhuks kaasa mõlemad. Nii oma täielikku immuniseerimist kinnitava Euroopa Liidu sertifikaadi kui ka 48 tundi tagasi tehtud COVID-testi. Lennukile registreerimine läks suhteliselt rahulikult, aga loomulikult mingisugust automaatset Euroopa Liidu tõendi tunnistamist või lugemist ei olnud. Ametnik võttis välja ja käte peal luges kokku need päevad, palju mul viimasest AstraZeneca süstist möödas on, tunnistas selle sobilikuks ja lasi mu selle tõendiga ka lennuki peale. Nii et minu esimene kogemus on positiivne. Aga ma tean, et üle kogu Euroopa Liidu paraku see nii täna veel ei ole ja nii täna ei kehti. Riigid ikkagi kehtestavad ka täiendavaid nõudeid nendele, kellel on COVID-19 sertifikaat kaasas, kes on näiteks läbinud täieliku vaktsineerimisprogrammi või kes on haiguse läbi põdenud. Nii et mis on minu soovitus? Enne lendu vaadake kindlasti järgi, milliseid nõudeid esitab riik, kuhu te lendate ja milliseid nõudeid esitab transiitriik. Eriti soovitan seda teha Rootsi puhul, sest Rootsi tõepoolest käsitleb ka transiidis olevaid reisijaid väga karmilt ja nõuab neid teste, mida paljud teised transiitlennujaamad ei nõua. Senini oli minu esimene kogemus. Ma loodan, et kõigil läheb lendamine ladusalt. Ma loodan, et seda tõendit hakatakse järjest rohkem tunnistama. Ma loodan, et lähiajal jõutakse ka selleni, et seda QR-koodi hakatakse tõepoolest ka masinaga lugema. Seni aga soovin kõigile ilusat suve, kes reisivad turvalist reisimist ja vaktsineerige ennast kindlasti. Ja meie räägime juba nädala pärast Strasbourgist. Kõike head!